Teiseks tuli Kristjan Urm Paide kardist ja kolmanda koha saavutas Alex Kiviorg GP kardingust. Võitja teadustatakse ka filmilindile. Ja järgmisena autasustame võistlejaid masinaklassis vormel A Intercontinental A. Siin saavutas esimese koha Marko Asmer. Asmer Elstera võistkonnast. Teiseks tuli Priit Kadastik Vihur tiimist ja kolmandaks Raido Rondo Maht 1 Eesti võistkonnast. Järgmisena kutsutakse autasustamispoodiumile masinaklassi Intercontinental C võitjad. Esimese koha saavutas Veiko Pedos, Valter T Racing Team. Teiseks tuli Peeter Särg, Kueksoru Racing Team ja kolmanda koha saavutas Indrek Teppan, Valter T Racing Team. Järgmisena kutsume autasustamisele masinaklassi Raket võitjad. Esimese koha saavutas Ranno Kallas, Vihur tiim. Teisele kohale tuli Madis Lai, Paide kart. Ja kolmanda koha saavutas Taavi Tooval, Lajoskunda automotoklubi. Järgmisena autasustavad Eesti Tehnika- ja Spordiliidu esimees Arne Reitam ja vihuridirektor Taivo Tandre, kellele assisteerivad vihuri võistkonna juht Jüri Raudsik ja rajaomanik Peeter Kallasmaa, Intercontinental A juunior masinaklassi võitjaid. Siin saavutas esimese koha Philip Klaar motospordist. Teiseks tuli meie lõunanaaber Lätist Riia automotoklubist Nils Jakrins. Ja kolmanda koha saavutas Jarmo Nikolai A-Team Racingust.
pinge on jõudmas haripunkti, sest kohe kuulutame välja, milline võistkond saavutas tänavu esikoha Väino Allipere 20. mälestusvõistlustel. Ja see võistkond, kes põhimõtteliselt peaks järgmisel aastal korraldama järgmised meistrivõistlused, on Walter T. Racing Team. Igavesti rändava karika annab üle Väino Allipere, lesproua Urve Allipere. Teise koha saavutas tänavustel juubelimälestusvõistlustel Vihur tiim ja 3. Lajoskunda automotoklubi. Mäletan suurematelt võistlustelt, mida televiisorekraanil jälgitud, et teinekord seda šampust kasutatakse ka vastastikku kastmiseks, aga tundub, et kõik see kihisev on viimasel ajal nii kalliks läinud, et võistkondade esindajad peavad paremaks sellega lavalt lahkuda. Aga sellega ei ole meie autasustamisteremoonia veel lõppenud. Nüüd autasustame veteranide, treenerite ja mehaanikute sõidust osavõtjaid. Esimese koha saavutas Hanno Rajamets, teiseks tuli Urmas Siil ja 3. jäi Karel Sepa. Ja et suures võistlusärevuses jäi tegemata auring pärjaga, siis saab võitja selle pärja kaela nüüd siin autasustamispoodiumil. Ja kuna ta kardiga ei raatsinud nagu seda auringi teha, siis tuleks see tal vist nüüd oma 2 jalal läbida. 850 meetrit, ega seda nii väga palju polegi. Sellega on meie Väino Allipere 20. juubelimälestusvõistluste autasustamise tseremoonia lõppenud.